ma olen siin paar korda jaganud seda värskelt, kui eelmine suvis juhtus, aga ma käisin pulmas ja sõbranna pulmas ja mul on teisest klassist alates, ma mäletan, on tekkinud reaalne trauma või nagu ebameeldiv kogemus, et ma ei oska tantsida. Siis mind narriti, ma mäletan, mind mõnitati koolidiskol, tegi mingi liigutusi teise tüdruku järgi, siis sama tüdruk mõnitas mind. Ja siis mul oli nagu eriti valus, et nagu ma tegin samamoodi nagu temaga, et ma jäin nagu silma nagu valesti tegijana. Ühesõnaga tohutult halvasti mõjus, mul on selles hiljem ja aru sellest, et tegelikult see on sealt tekkinud. Ja ma ei olegi tantsinud elus, mulle meeldib muusika, mulle meeldib inimesi vaadata, kui nad tantsivad, ja mulle väga meeldib just nagu mingisugune koreograafia jälgimine edasi, aga olen puujalg. Ilmselt, ja tegelikult olen ka, aga samas ma olen näinud, kui ma rollitama hakkan, siis ma tegelikult oskan nagu liigutada ennast tantsupõranda küll. Aga mingi plokk on ees. Ja olin pulmas ja naine tantsib seal siis teiste tüdrukutega nii-öelda ja siis ma vaatan ja mõtlen ja tunnen, et mul tuleb see teadmine, et fakt see on see koht, kus ma peaks minema oma naisega tegelikult tantsima. Et noh, mitte sellepärast, et teised mehed ümberringi landivad, seda ei olnudki, aga lihtsalt tundus nii kurb seda tantsupõranda tüdrukutega, et vaatas minu poole pidevalt ja ma istun seal laua ääres ja mõtlesin, et tegelikult mind nagu ei koti, eks ole väga, aga tegelikult ju peaks nagu minema, aga kurat, mis inimesed arvama ei oska ja kuidas ma üldse olen seal ja siis mind päästis sellest olukorrast see, et ma otsustasin, et ma ikkagi lähen. Ja välja aitas ka see, et mul tuli see mõte sisse sellest, et aga mul jääb ju loomata mälestus, kui ma ei tee seda. Ma pärast tegelikult on päris kurb, kui ma tegelikult ei tee seda täna õhtul. Millal ma siis nagu, ma jääb tegemata tegelikult kogemus naisega, sellepärast, et ma lihtsalt kardan ja häbenen. Ja ma ei läinud ikkagi seda. Tõusin püsti, ma läksin sammuga, et hakkab minema ja viimasel hetkel need tantsupõrnad pöörmast läksin, kõndsin saalist välja. Aga naine tuli järgi samal hetkel. Võitis käes kinni, küsis, kus lähed. Mõtlesin tantsima tulla, aga ma ei julge. Ja siis me hakkasime nagu vaikselt liigutama tantsupõranda ruumist üldse väljas, uksest väljapool ust. Muusika ikkagi oli kuulda, aga meil tantsupõrandal. Ja siis sujuvalt niimoodi liikusime, kui minu suunal siis, mina juhtisin talle tantsupõrandal, lõpuks olin tantsupõrandal. Aga mind päästis see olukord, et kurat, mul jääb kogemata nagu elamus ja kogemus oma naisega, mida ma tegelikult ei taha nagu ära jätta.